Kuna väljas on selline mõnus sügisene, aga päikesepaisteline ilm, siis tekkis selline plaan, et kuna meil tuleb jälle üks äge katuse telkimise video peagi meie YouTube kanalile Arvi Teeriet, siis mõtlesin, et käin natuke skautimas, et käin vaatan siin põhjarannikul erinevaid metsatukkasid ja järvi, et kuhu annab autoga ligi pääseda. Esimene koht, kuhu läheme, on Rummu järv ja vaatame siis, et mis seal on. Et saate siis minuga koos nüüd kaasa sõita ja mõned järvesilmad üle vaadata. Kuna sõit on selline pikem ja sõidu ajal mul tavaliselt meeldib kuulata podcasti, siis seekord panin sellise mõnusa laupäevase kuulamise ja kuulan Mattias Naani pohmellipäeva. Niisiis Rummu järv. Mul isegi õnnestus leida mingisugune teeots, millega siia järvele ligi saada, aga ütleme, et see koht midagi nüüd erilist küll ei ole selles suhtes, et ütleme, et sihuke Park for Nighti moodi koht, et trassi peal sõites tuled, pargid ennast ööseks ära ja hommikul vara paned edasi, sellepärast, et päris järve äärde ikkagi ligi ei saa, et tundub, et see järv on selline roostunud ja ühtlasi ega siin nagu midagi liiga ilusat ei ole. Ta on näha, et siin on mingid mehed on üritanud mingisuguseid kaableid siis plastist puhtaks põletada ja ega see tee siia oli ka selliste autoromulate ja vanade lagunenud majade vahelt läbi. Aga järgmiseks järveks on siis valitud Lohja järv ja selle osas on mul juba palju suuremad lootused. Lähme vaatame. No nii, oleme jõudnud siia Lohja järve äärde ja siin on ikka hoopis teistmoodi vaib. Veele saab ligi, ümberringi on kaunid punase koorega männipuud ja isegi kalameeste jäetud prügi kuskil näha ei ole. Ja see koht on nüüd ka kindlasti üks neist, kus me soovime ka katusetelgiga ühe öö veeta. Aga järgmine sihtkoht, Muike järv. Tuleb tunnistada, et selle Muike järve osas ma panin tegelikult kõige vähem lootusi, sellepärast, et ta tundus nii nagu tee ääres olevat, aga kurat, see on ikkagi väga ilus koht. Ainukene probleem, mis siin on see, et see plats, mille ma siin leidsin, kuhu siis oleks võimalik telk panna, see katusetelk ja auto parkida, et see on väga tee ääres, kuigi järv on kohe siin kõrval, eks ole. Aga no pole midagi, ma vaatan veel siin järve kandis natuke ringi, et äkki leian mõne parema koha ka. Aga esmamulje on ikkagi äge ja see, et õhtu on käes ja selline, ütleme, et päike enam nii kõrgel ei ole, aga siia järve äärde tulles siis täpselt tuli pilv päike seest ära ja ikka väga ilus on siin, väga ilus. Eks selle skautimisega on jah nii, et ei õnnestunud siin järve ääres ikkagi paremat kohta leida, et ukerdasin küll mööda metsateid ringi, aga eks need metsateed tihtipeale viivad tupikusse. Aga üks järv on veel kavas, Udriku. Ja me vaatame selle ka üle. Niisiis, Udriku Suurjärv. Ma võin öelda, et naisega ma siia ilmselt ei tule, sellepärast, et see tee siia oli ikkagi nii hull, et Leenule selline loksumine väga ei meeldi. Ja teile ma ütlen ka seda, et kui teil on esiveoline auto, siis ärge siia seda lõhkuma tulge või kui teil on selline linnamaastur, millest teil kahju on. Minul näiteks enda Foresterist oli natuke kahju seda teed sõita, aga kui teil on mingisugune mudakoll, siis on see ikkagi väga ilus koht ja mudakolliga siia Udriku tee peale tasub küll neid vagusid kündma tulla. Aga seekordne skautimine sai siis selline ja mina valisin küll enda lemmiku koha juba välja ja ma tean, kuhu me seda katusetelki katsetama läheme. Aga teie võite siis oma lemmiku panna siia kommentaaridesse ja tulge meid kindlasti YouTube'i jälgima, sellepärast, et sinna tuleb väga äge pikk video sellest uue katusetelgi katsetusest ja seal on igast vägevaid vidineid veel. Davai!